Täna hommikune diskussioon muusika üle. See teema lõppude lõpuks lõppes sellega, et olime päris, kuidas nüüd öelda, sõnakad ning teema lõppes sellega, et jõudsime sinnamaani, et mehed on karmid ja nemad peavad valitsema naise üle. Aga kuidas me sinna jõudsime, see oli ka väga huvitav. Algas niimoodi pihta, et keegi ütles, et pane telekas kinni, paneks parem midagi head muusikat. Ja mina siis muidugi laususin, et teleka sõnumid lähevad alateadusse, isegi siis, kui me ei kuula. Niisiis, see inimene hakkas otsima muusikat ja pani muidugi enda maitse järgi mingi sellise loo, mida mina kuulasin ja mõtlesin, et see on üks selline helide virvarr, trummid ja nii edasi. Ja mulle tundus, et see on nagu kaose muusika. Ja see teine inimene ka siis ütles, et pane nüüd üks teine lugu, pane klassika või midagi taolist. Ja siis läks vaidluseks lahti, et olid inimesed, kes ütlesid, et klassika on väga hea ja tervendab, ja teised jälle, kes ütlesid, et nemad üldse klassikat kuulatada ei taha. Ja lõppude lõpuks läks jutt sinnamaani, et sellised meditatsioonilood ja sellised romantilised lood panevad mehed nutma ja nemad nutta ei taha, sest siis nad võivad kuuli pähe endale lasta, sest lähevad liiga emotsionaalseks ning sellepärast nemad kuulavad sellist tümpsu. Ja siis ma järsku sain aru, miks inimesed üldse sellist tümpsu kuulavad ja sellist muusikat, mis loob kaose. See ongi see, et nad kardavad iseenda sisemust, nad ei tea, mis sealt välja tuleb, sest äkki nemad tunduvad siis nõrgad ja äkki nad hakkavad nutma ja lähevad emotsioonidesse. Niisiis, mehed mõtlevad, et nemad on siis väga kõvad pähklid, kui nemad sellist tümpsu kuulavad ja saavad nagu sealt sellist karmi väge. Aga mina mõtlen seda nii, et muusika on väga võimas tööriist inimese loomisel, inimese ümbruse loomisel. Sest miks siis muidu meditatsioonimuusika tervendab, miks siis meditatsioonimuusika muudab meid, miks ta annab meile rahu, rõõmu, armastust, miks ta ühendab meid loojaga? Sellepärast, et tal on selline rahustav toime. Need helid, mis kokku kõlavad meditatsioonimuusikas, need ühendavad meid vaimumaailmaga. Aga vastupidi on ka teistsugune muusika. Muusika, selle maailma muusika, selle süsteemi poolt loodud kaose muusika. Ja see muusika loob rohkem kaost. Sest on sellised lood, muusikapalad, milles on need, mis sõnad lausa sees, sellised, mis loovad meile sellised valed uskumused, sellised lood, mis loovad kaost. Helid ei ole mitte harmoonias, vaid lihtsalt on müra ja seda nimetatakse muusikaks, sest see maailm väljendab ennast täpselt nii, nagu ta on. Muusika kaudu, igasuguste asjade kaudu näeme me, mis tegelikult on meie ego. See on kõik see, mida me lihamaailmas siin väljendame, meie mõttevili. Ja siis me jõudsimegi lõppude lõpuks oma vaidlusega sinna maani või diskussiooniga, et avastasin, et meestel on selline mõtteviis, et nemad on karmid, siis nemad saavad pere üle valitseda, naise üle ja laste üle, sest muidu nemad ei kuulagi neid. Nad peavad nagu näima karmid ja siis nad kuulavad sellist muusikat, mis on karm muusika, mis annab neile seda võlts
jõudu. Tegelikult ei pea üldse nii olema. Ja kui ma siis sellele inimesele ütlesin, et me oleme kõik üks, et vaimus ei ole naist ega meest, et see on sinu roll siin selles ihus olla mehena ja sa oled miljardeid kordi olnud ka naine. Siis hakkas tema hoopis vaidlema vastu mulle, et no ei, nii küll ei ole, et temal oleks nüüd nii palju neid elusid, et tema kõik see, tema see selline iseloom ja tema need kombed on tulnud kõik ta suguvõsa poolt. Et tema esiemad, isad, nende kaudu on tulnud see, et tema on sündinud oma ema kaudu siis just sellisena, nagu ta on. Ja siis ma ütlesin talle nii, et aga see on jah, sul õigus küll, kuid see on see lihalik, sinu ego loomine, sinu suguvõsa kaudu lihalikul teel. Aga mis on vaimne loomine, miks sa näiteks kardad ühte või teist asja, see vaimne loomine on tulnud sul sinu vaimurännakutest, et sa oled mitmed elud elanud. Ja siis ta ütles, et jama, et tema läheb kõiksusesse, see lõpetab selle elu ära, aga ta ei ole mitte kunagi olnud kellegi teisena kusagil mujal. Ega ei ole temal sellist rändamist ühest ihust teise. Ja siis ma sain aru, et mõttetu on vaielda, mõttetu on rääkida inimesega, kes on oma tasandil, tema oma uskumustes, teda ei saa sõnadega ümber veenda, ma võin ju rääkida ja mõtlen, miks ta aru ei saa. Ja ka ei saagi aru. Ja sellisel tasandil oleva inimesega ei saa ka eriti hästi suhelda, sest tema võtab kõike isikuliselt ja hakkab vaidlema ning mõtleb, et teda rünnatakse. Aga tegelikult keegi teda ei ründa, vaid lihtsalt me suhtleme ja räägime oma mõtteid. Aga kurb on see, et pärast sellist vestlust sa järsku avastad, et appi, kui kaugel ma olen vaimses mõttes temast, kuristik on lausa vahel, et üks mõtleb lihalikult, teine mõtleb vaimselt ja midagi teha ei ole, mitte midagi teha ei ole. Aga tore on see, et see jutu ajamine pani mind mõtlema tõsiselt muusika peale. Kuulasin Chopini ja kui ma oleksin nüüd 30 aastat tagasi teda kuulanud, siis ma oleks mõelnud, et jumal küll, et sellist muusikat ma küll ei tahaks kuulatada. Aga nüüd ma olen hakanud kuulama helisid, ma olen hakanud südame järgi muusikat kuulama. Kui ma kuulan südamest muusikat ja see annab minule rahu ja rõõmu ning on selline rahulik olemine mu sees, siis ma saan aru, et see on muusika, mis mulle sobib, mis mulle annab head emotsioonid ning tervendab mind. Muusika tervendab väga hästi, eriti meditatsioonimuusika. Ja südame järgi kuulatades on nii, et sa eriti ei peaks seda muusikat kuulama, vaid spontaanselt sa lihtsalt avastad, et stopp, just selle loo ma tahan endale ümber lindistada, selle loo ma kuulan veel korra läbi. Aga enamus muusika on tegelikult selle süsteemi poolt loodud muusika ja see on teadagi, mida tema loob. Seda on nii tohutult palju, et annab alles südame järgi midagi leida endale. Aga klassika on selline, mis tõesti on väga hea kuulatada ja millegipärast seda vähe kuulatatakse. Kuid see loob head mõtted, see annab ühenduse loojaga meie sees. Niisiis, mehed, tahan selle jutuga öelda, et mitte kõvarusikas ei ole see, mis paneb inimese perekonna peaks, vaid see, kas sa oled loojaga ühenduses või mitte. Ka Jeesus ei käinud ringi rusikas peos, et valitseda, vaid tema ütles, et see, kes temas tegutseb tema läbi, ta on üks isaga ja ta ütles ka seda, et tema on tulnud teenima. Nii et
mida rohkem sina teenid, seda rohkem sind armastatakse ja siis sa võid need inimesed endale võita, aga rusikaga sa saad ainult endale vaenlase, sest mitte keegi ei taha ori olla. Ja see on vale mõtteviis, et karm mees on väga võimas ja tore olla, et siis valitseb oma peret ja valitseb olukordi. Karmus ei valitse mitte mingit olukorda, see on näilisus, vaid sisemine tarkus, mis on looja kaudu sulle antud. Selle kaudu võid sina saada endale ümberringi inimesi, kes sind armastavad. Niisiis, ärgem olgem vale mõtteviisi küüsis, vaid saagem ühendusse loojaga ning teenigem üksteist armastuses.